There's a clear code for success. During 2025, we will have 1 million customers. In 25 years, that number will grow to 100 million. How? 25 customers per partner. The past 20 years, we've been building and refining the vehicle that brought us here. Driven by the power of preventative health, science, and test-based personalized nutrition. At the core of everything we do is our vision. Inspire change in life. This vision keeps us moving forward, while our mission fuels us each day. We inspire health and wealth for our customers, families, and friends. We have challenged the status quo since 2005, and we're here to revolutionize the direct selling industry with the belief that personal growth and business growth go hand in hand. It's your attitude, hunger, and action that push us to the highest level. It's all about progress and strength in numbers. We succeed by working together because in reality, the big deal is just a lot of small deals put together. And when we join forces, the impact becomes exponential. Are you ready to make your mark? This is your moment. This is the code that unites us for success. The Giant Within, Tony Robbins, absoluutne üks mu lemmikraamatuid, mida korduvalt lugenud, nii ka tegelikult algusaastatel, kui sai seal Cincino äriga alustatud, et see lennutas mulle tõesti väga vingeid mõtteid ja täna ma tõesti, aitäh sulle, see oli nii hästi öeldud. Täna ma tõeliselt tunnen, et see seest, hingest, see tõeline giant hiina on nagu välja saamas, seda oma möiret välja laskmas ja miks sellest me kohe ka räägime. Ja oli 2011 juunikuu, ilus päikesepaisteline ilm ja ma olin jarutamas Viru hotelli poole. Tunne oli mõnus, feeling oli hea, läksin mingile üritusele, kuhu kutsus mind mingi tüüp, keda ma natukene pool aastat olin tundnud, keda väga isegi ei tundnud. Aga ta oli kuidagi muutunud selle ajaga mulle usaldusväärseks ja ta kutsus mind kuulama ühte Eestis alustava otsemüügi ettevõtte, mille nimeks on Cincino seminarile. Esmaseminar oli siis Eestis. Läksin sinna avatud meelega, avatud mees, nagu ma olen. Ma olen alati kuulan ära, mis mulle vähemalt pakutakse. Ei saab ju alati öelda. Ja see on nagu minu selline ellusuhtumine. Ja jumal tänatud, et ma sel korral ei hakanud midagi kõhklega midagi tegema. Ma läksin, ma kuulasin ära, ma sain niimoodi inspireeritud, motiveeritud. Mõtlesin, kus on pastakas, anna pastakas, kus on leping, selle ajal olid paberlepingud. Kirjutasin krõpsti kohe alla, tellisin oma 2 kohvimasinat ära ja nii oli minu Cincino alguse päevad. Läksin koju, kohvi tass Marguse käes, läksin koju, ütlesin kalline naisele oma 2 kohvimasinaga, kes tahtis mulle piltlikult üle kalkaani anda panniga. Mis äriga sa nüüd jälle tegelema hakkad, ennast pole koduski, sest ma sel hetkel olin kinnisvaraäriga seotud, et kinnisvaraäris palju hästi sissetulekut teenida. Põhimõtteliselt ma pidin töötama mitte 24/7, aga 20, ma ei tea, 48, 47 ööpäevast ja igatahes puudu, et asju nagu ära teha. Ja sa pole kodus ollagi, mis asjaga sa veel pihta hakkad. Aga meil olid suured unistused ja ma olin ka otsingulise ja ma olin otsingulisse ettevõtlusesse, ärimudelisse. Ma olen ettevõtlusega seotud ka varasemalt palju, enne kui ma kinnisvara toimetamistega tegesin, et jõuda sellise ettevõtluseni, mis tegelikult toodab mulle tuluga peale seda, kui see esmane suur töö on tehtud. See oli ka põhjus, miks ma kunagi kinnisvaraga alustasin, see oli, miks ma erinevaid muid ettevõtlusi olin alustanud, nii igast putkamajandusega, kui autodega, kui riietega, sest minu silmis iga ettevõtja märgunistus on jõuda passiivse sissetulekuni. Paraku enamus sinna kunagi ei jõua, sellepärast ma olin ka avatud uutele väljakutsetele. Ja siis sellel juunikuu 11. päeval, kui ma kuulsin Cincino kontseptsiooni, ma nägin, et siin on midagi, millele tasub pühenduda ja keskenduda. Sest ma nägin esimest korda otsemüügi ajaloos, mind on kutsutud kõikide otsemüügi ettevõtete, võrkturvasusettevõtetega, kõikide jamade. Ma alati olen ära kuulanud, ma pole mitte kunagi ühegiga alustanud, sest ma nägin, et see on tupik, see on dead end. Sest oligi ainult partnerite ärisse tassimine, tassi partnereid, kõik on õnnelikud, teenivad raha.
järgmised kuu-kaks keegi partnerid, keegi sisse ei too midagi, on su kontol ilus suur baranka. 0. Ja see oli minu jaoks teed-end. Cincino ärimudel üles ehitatud lõpptarbija igakuiste tarbimiste peale 100% puhast passiivne sissetulek. See on see, mis mind täna siia tõi. Üks nendest põhjustest. Ja seda ma oma naisele ka tookord ütlesin. Kallis, ma teen aasta aega. Sest ma usun, ma näen selles nii meeletut potentsiaali. Paneme selle asja käima. Ja siis ma võin sul olla ka täpselt nii palju suga koos, meie lapsega koos, käia reisidel, tulla reisidelt tagasi nii, et me ei ole pankrotis, mis oli minu suurimaid muresi. Minna reisile, tuled reisilt tagasi, näpud nii põhjas, pidid täiega sukelduma kohe töösse, kinnisvarasse, objektid, müügid, särgid, värgid, et jälle kuidagi jalule saada. Ja ma olin sellest väsinud. Ja see on see, mida ma nägin Cinzinos, miks ma alustasin Cinzinoga ja kuidas me selle tööle saime ja kuidas ta tänaseks 14 aastat hiljem, peale seda, kui meie Margusega alustasime, on välja kasvanud selline ettevõte, mida isegi mina tol hetkel ei osanud veel isegi näha, kuigi ma uskusin seda visiooni, sest tänaseks 14 aastat hiljem me oleme toimetamas üle 100 Cinzino riigi. Kui meile siin ettevõtte asutaja selle alguses rääkisid, jah, 10 aasta pärast oleme siin 10 või 20 riigis, siis täna me oleme sõbrad üle 100 riigina. Ja kui me alustasime, Cinzino üldse sai alguse 2005. aastal, 2005. aastal, siis imeline Norra abielupaar Hilde Örjan-Seele Cinzino siis asutasid ja peakontor on meil Rootsis Göteborgis. Me olime väike Skandinaavia startup. See oli teine põhjus, miks ma tegelikult otsustasin punti kaasa lüüa, sest väike Skandinaavia startup visiooni potentsiaaliga kasvada ja laieneda globaalselt üle terve maailma. Ja sõbrad, täna 14 päev või 14 aastat hiljem on kätte jõudnud nagu see tõeline põhjus ja hetk, miks ma 14 aastat tagasi ütlesin jah. Lisaks sellele usule ja visioonile, selle passiivsele tulekule, sissetulekule, kõikidele muudele hüvedele oli see globaalne kasv, potentsiaal, see on ärivõimalus. Ja täna üle 100 meil on võimalus omada tiimi, käivet, kliente, ärikasvu üle 100 maailma riigi. Ja pooled maailma riikidest pole isegi veel mitte avatud. See on see veel, kuhu me veel liikumas oleme. See kõik nüüd on juhtunud 20 Cinzino aastaga. Täna me saame olla esimeste seas kõikidel suurtel maailmaturgudel. Ja see on minu jaoks seksikas. Maailmas on 8 miljardit inimest. Need riigid, mis siin praegu kaardi peal on näidatud, ei ole riigid, mis on meil ametlikult avatud ainult. Need riigid kõik on ka ametlikud, neid on pluss veel palju teisi. Aga need, kus meil on logistikakeskused, vahelaod, kontorid ja nii edasi. Need on ainult need riigid siin välja toodud. Me tarnime väga kiiresti pea kõikidesse maailma riikidesse. Keskeltläbi enamus riigid 2-3 päeva, 4 päeva, mõnedel juhtudel 5 päeva tarne, kiire tarne ja nii edasi. Väga oluline ka minu jaoks oli see, et ettevõtte usaldusväärsus, börsil noteeritud ettevõte, tänaseks Nasdaq First Northil, Rootsi siis Nasdaq First Northil börsil, viimase 10 aasta top 5 aktsia kasvu poolest 11 000% aktsia kasvu, mis teeb sellest eriomase finantseerimisaktsia, dividendiaktsia ja täiesti võlavabalt üles ehitatud kogu ettevõtmine. See loob väga tugeva usalduse ja loomulikult, mismoodi me täna oleme laienenud ja kasvanud ja mismoodi Cinzino iga aasta ostab ära ka absoluutselt maailmatasemel tipp networki firmasi. Sel aastal juba üks, eelmisel aastal mitu ja nii edasi. Tooteportfell on sellest kasvanud, partnervõrgustik ja nii edasi, sest meie eesmärk on jõuda miljoni kliendini selle aasta lõpuks. Et see on see visioon, mis meil kõiki meid on ees ootamas. Me oleme pärit väikesest riigist, armsast väikesest ilusast Eestist. 1,3 miljonit inimest. Jah, me oleme siin olnud 14 aastat, aga see, mis me siin tegelikult veel ees ootamas on, 1,3 miljonit inimest, ma näen, mismoodi praegu on uus põlvkond peale kasvamas. No see on nagu nii äge. Täna üks mul täielik heurek oli täna täitsa uskumatu, nagu, et minu väga hea sõber, koolikaaslane Krista, kes ka minu siin tuli ärisse siin mõni nädal tagasi,
siis tema koos oma tütardega ja tütre boyfriend tuli just koos oma sõbraga ja täna siis tulevad, nüüd hakkasime startkoolitust tegema ja ütlevad, ah, kuule, Rasmus Arumäed tunned või? Ma ütlesin, muidugi tunnen väga hästi, onju. Ah, oma emaga siin rääkisin, onju. Ma läksin imedesse, sinna vahet pole. Et kuule, see on mu isa, noh, sinu sõber. Mis asja, noh? Täna alustanud värske partneri isa on minu kunagine väga hea sõber, kellega koos on igast asju kunagi tehtud, et selline teine põlvkond inimesi on juba peale kasvanud nende aastatega. Selles suhtes mitte kunagi, mitte ükski maailmaturg ei saa kunagi täidetud, mitte kunagi, noh. Alati on uus põlvkond inimesi peale kasvamas, onju. Me pole isegi Eestis 1% tegelikult ka inimesi veel ligilähedaseltki ära testinud ega klientideks saanud. Meil on küll tehtud üle 20 000 testi, onju. Et see on nagu fenomenaalselt äge. Nii et ka Eesti potentsiaal on meeletult äge ja see usaldusväärsus, mille me nende aastatega oleme üles ehitanud ettevõtte ja toote vastu. Täna inimesed ei mõtle, inimesed on kuulnud, nad teavad, kui me räägime meie toodetest kohe, näiteks Balance Oilist või mingist asjadest, vali see on kindla peale, see töötab, onju. Ja turu peal juba 14 aastat Eestis, ettevõtte 20 aastat, see on loonud meeletu usaldusväärsuse meie klientide seas meie vastu ja see annab väga hea platvormi tegelikult ka siis edukalt teha müüki. Siin aktsiast rääkides jälle rekord täna purustatud Põmaki 170 peale, see on sekkides veel õnneks, õnneks sekkides Rootsi kroonides, võtame sealt ühe nulli maha, no keskeltläbi 17 eurot, no. Et vaadake ise seda kasvukõverat ja no see on nagu fenomenaalselt äge. Ja kõik see maailma turupotentsiaal, kui me nüüd alustasime Margusega 2011, ettevõtte käive oli seal üle 10 miljoni euro. Tänaseks eelmine aasta mul oli ligi 200 miljonit ettevõtte. Kui me nüüd oleme, ütleme see 10+ aastaga kasvanud 20% 10 miljonist 200 miljoni peale ja kui me vaatame, mis see on teinud nii ettevõtte kasvuga, partneri kasvuga, kliendi kasvuga ja aktsia kasvuga ja siin on kasvanud kõik aastad keskeltläbi 20+% iga aasta, kõik 20 aastat, siis mõtleme, kui me nüüd 10 aasta pärast me oleme 200 miljonist ettevõttest saanud 4 miljardi otsemüügi ettevõtteks, mida see tähendab meie kõikide ärivõimalusele, meie rahakotile, meie klientidele, aktsiakasvule, sest täna me oleme, sõbrad, tõesti millegi väga suure otsas. Ja aitäh sulle, sõber Margus, et sa sellel juunikuu päeval mind kutsusid kuulama otsemüügi ettevõtte Sinsino esitlust ja mina õnneks olin tark piisavalt, et öelda jah. See on muutnud minu elu, see on muutnud mu pereelu, see on muutnud minu väga paljude sõprade elu positiivses suunas. Ja nii tervise poolest, finantside poolest kui ka väga paljude muude aspektide poolest samamoodi. Sest meie oleme ainulaadne täna maailmas. 2012, me küll alustasime 2005 kohviga, 2012 tuli tervisekontseptsioon lisaks ja tänaseks sellest on kasvanud välja globaalne megatrend. Globaalne megatrend, kui me just räägime toidulisanditest, kui me räägime omega-3-dest just eriti, mis on meie üks põhitoode, sest täna omega-3 on maailmaturul üks enim müüdav, enim ostetav toidulisand üldse. See ei ole enam saladus, et meil seda kõigile on vaja. Eile lugesin ägedat Maalehe artiklit, kus pealkiri oli rasvhapete puudumine, mis iganes viib kiiremini, ma ei tea, surma kui suitsetamine või midagi sellist. Ja väga äge põhjalik artikkel oli ka selle kohta tehtud. See, mida me teeme, see on juba suure maailma globaalse skeili peal. Sellest räägitakse, kui oluline see on, kui tähtis see on, kui vajalik see igale inimesele planeedil maa on saada õiges koguses omega-3 rasvhappeid, et see 6-3 tasakaal on paigas, millest me ka kohe räägime. Ja täna ligi üle poole miljardi inimese, üle 500 miljoni inimese igapäevaselt tarbib juba mingit preparaate omega-3-esi. Ja see prognoos, see kasvab nagu kogu aeg. Ja see on tegelikult meie turg, aga paraku 97% inimesi, kes ka kasutab või kes ei kasuta, vahet pole, on täiesti tasakaaludest väljas. Ja mis tasakaalust ma räägin? Ma räägin omega-6-3 rasvhappede tasakaalust. Asendamatud rasvhapped meie kehas, mida me saame ainult toidust, mida me siis sööme. Mis nende kahe funktsioon on? Omega-6 on põletikku tekitav rasvhappe, omega-3 on põletikku alandav rasvhappe. Mõlemad on üliolulised funktsioonid.
kui ei oleks põletiku tekitajat, me voolaksime verest tühjaks, kui me lõikame näppu haava. Omega-3 tuleb seda asja parandama ja ravima. See piltlikult öeldes on, et sellise tähtsusega rasvhapped meie kehas. Nad on loodud olema 1:1, maksimum 3:1 meie kehas, meie tasakaalus, mida me toidust peaksime neid selles vahekorras tegelikult siis saama. Varasemalt saime kõike emakeselt looduselt, tänaseks toiduainetööstus on täiesti ringi pööranud kogu toiduaine maailma ja samamoodi meie tervised just läbi selle, kui vähe me täna poes, supermarketides müüdavatest toitudest saame kätte kõike head ja vajalikku, sest eranditult enamus inimesi, no ma ei saa öelda kõik, aga ma ütleksin 97% inimesi, kes läheb tegema ükskõik millist vitamiine, mineraale, rasvhapete teste, kuhu iganes perearsti, kuskile laborisse või kuhu mujale, tulevad tagasi ikkagi defitsiidis näitajad. See näitab seda, et me ei saa toidust kätte ja siis tuleb mingi tore arst, ütleb, oh, toidulisandeid ei ole vaja, söö, sa pead kõik toidust kätte saama. Ei, lastel pole üldse midagi vaja. No tule taevas appi, no. Kui nad ise näevad, teevad vereproove, näevad, inimesed on defitsiidis. Ma ei üldista siin kõike, aga üleüldiselt ma olen artikleid näinud väga palju kirjutatavad. Inimene on defitsiidis, vereproovid on korrast ära ja siis öeldakse, pole vaja. No kus see loogika on? Null loogikat minu silmis vähemalt. Võimalik, aga äärmiselt raske on tänapäeval kõike toidust kätte saada. Margus Ian Andimäe, minu väga hea sõber tänaseks, on üks tervislikumaid vendasi maamuna peal planeedil liikuvaid, keda ma üldse on au tunda. No ta on ikka vahel täitsa friik, segane vend, mismoodi ta järjekindlus, kui parem on näljas, aga mingid jamad endale näost sisse ei aja. Mõnikord ma naeran ise pihku, on täitsa hull. Sorry, Margus, et ma sellest nii räägin, aga no see on. Aga vennal on visioon, ta tahabki, ma ei tea, minu mõtlemine ei lähe, et ta tahab 150-aastaseks, ma ei tea, lapsi 200-ks täna juba äkki elada, vahet pole. Minu silmis on vahet ei ole, mis on, aga vend on nii fokusseeritud. Isegi tema testid ei olnud korras, mis on mu nagu jutu mõte, on ju. Et isegi täitsa friigi test ei olnud korras, parimas mõttes friik, toitumisalane friik, selles mõttes, et ärge valesti aru saage, ta mu nii hea sõber võib siin natukene pullitada ka, ega meil mingi igav, mingi äriesitlus siin ei ole. Meil on ikkagi lõbus üritus ja mida me ka teeme, küll väga tähtis üritus, on ju. Isegi tema test ei olnud korras, on ju. Ma ei mäleta, mis ta esimene test oli. Minul oli küll 5,4 ühele. Ma olen väga suur kalasööja, 90% minu toidulauast ongi kala ja kõik muud värsked juurikad ja asjad sinna kõik kõrvale juurde. Muidu ma söön vahepeal liha ka, aga kodus ma teda praktiliselt tee, minu valikus on nagu kala. Sellepärast ka see esimene test on mul suht okei, on ju. Aga enamus inimesed testida täna Euroopa Liidus on omega-6-3 tasakaal 15:1. Tõeline katastroof, kus mitte keegi ei tohi elada. Ja see on suur ohutsoon. Ja siit tuleb aidata inimesed kiiremas korras välja saada. Keegi pole siin kunagi olnud, nüüd lihtsalt see toiduainetööstus on meid sinna viinud, sest see on üle paisatud odavate taimsete õlidega, mis on kõige suuremad omega-6 allikad nagu palmiõli, sojaõli, kõik rafineeritud rapsiõlid, särgid, värgid, kõik palmiõlid, kõik, see on kõige odavam, see on igal pool toidus. Peale põhimõtteliselt värske. Värskes on ka, aga seal on väga head omega-6. Omega-6 ei ole halb, ta on väga hea, ma kordan veel üle. Probleem on selles, me saame teda lihtsalt liiga palju on põletikku tekitada, kui ülivähe me sööme rasvaseid mereande, rasvast kala, puhast looduslikku merekala, peaaegu võimatu saada täna. Nii et see on nagu suur probleem, millele väga palju ka tähelepanu pööratakse tänapäeva ühiskonnas ja maailmas, kus inimesed on 15:1. Tuletan meelde, et me peaksime kõik olema 3:1 või paremas ja see mõjutab meie iga keha rakukest ajates, ajutöös, siseorganid, südame-veresoonkond, ülitähtis on ju, liigesed, lihased, kõik on tegelikult halvatud sõna otseses mõttes, aga see on vaikne. See on niisugune vaikne põletik, mis tegelikult tähendab vaikne, tegelikult me seest põleme, aga me ei pruugi seda täna tunda. Aga ta viib meid vaikselt igapäevaselt võimalike suurte probleemide tekkeni tegelikult meie kehas. Ja see tulekahju ongi vaja kustutada ja siia me oleme leidnud ka lahenduse, mismoodi seda teha. Meie ülesanne on aidata inimestel rakku töökorda saada. Kui 6-3 tasakaal on paigast ära, ülestunud rasvhapete osakaal on toidust väga suur, siin vasakpoolsel ekraanil, kui me näeme punase membraaniga rakku, meie kõikide rakkude ümber on membraan, toitained kogunevad sinna ja raku membraan muutub väga jäigaks, kõik head toitained, vitamiinid ei pääse raku tuumani ja saast ja jääkaineid ei saa välja, mis on isegi veel suurem probleem. Rakud poolduvad
mitte tervelt ja hakkavadki terviseprobleemid pihta. No, eesmärk on taastada normaalne raku talitus, kõik toimib, membraanne lastne voolab ilus, kõik hea saab sisse raku tuumani. nagu minu väga hea sõber Annika Lepik ütleb seda, me sööme selleks, et toita raku tuuma ja hoida teda õnnelikuna. ja kui raku tuum on õnnelik, siis oleme meie ka õnnelikud ja terved. ja kõik jääkained saavad välja ka, siis ongi bueno ja kõik ülisuper luks. aga kus ohutsoonist sina, kallis sõber, oled? Partner, külaline, uus, just alustanud partner ja enamus on teist juba muidugi testid teinud. kus sa täna oled, on ju? ja sama küsimuse me saame alati esitada ka oma potentsiaalsele siis kliendile, partnerile, kellega me kohtume, kellega me räägime. et kus sa oled? väga paljud kasutavad juba mingeid oomega-3 preparaate või söövad palju kala. väga paljud mu sõbrad ütlevad, aga mulle ma juba kasutan midagi, ma söön väga palju kala. super, ülitubli, plaksutan sulle. aga tee test, saa teada, kus vahekorras sa oled. kui sa oled 3-1 või alla selle, on ülihästi sinuga. kui on juba üle 4-1, 5-1, 6-1, see on juba ohutsoon, kus mitte üks inimene planeedil Maa ei tohi elada. see ei ole mingi meie välja mõeldud teooria, see on täna teadus ja see on lihtsalt viis, kuidas välja selgitada, kus me oleme. nagu me räägime tõenduspõhisest meditsiinist, me läksime ka tõenduspõhise toidulisandi tarbimise juurde. tee test, saa teada, kus sa oled. kui test ei ole korras, on mõistlik mõelda mingi muutuse peale, kas hakata rohkem kala tarbima, kas hakata mereande, rasvast kala, mis iganes, kus sa neid saad, mingeid muid allikaid, oomega-3, neid on palju erinevaid, nii taimsed kui loomsed, on ju, viisid. ja kui kõik on korras, jätka samas vaimus. sul ei ole vaja midagi muuta. sinu täna toitumine või toidulisa, mida sa kasutad, toetab sinu tervislikku elustiili ja kõik on fine, jätka samas vaimus, on ju. see veretest on anonüümne, mida analüüsib maailma sõltumatu tipplabor meist siis sõltumatu labor, asub ta siis Oslos, Norras, Vitas labor, me oleme ise seal korduvalt käinud, korruste viisi suuri aparaate täis, kõik need testid pannakse, lähevad sinna sisse, vereproovid, masin analüüsib ära, teeb esimese testi, järeltesti, siis double check'ib kõike seal ära, et kõik vastaks kõikidele normidele ja nii edasi. nii et tõeline tippteadus. umbes 2 nädala pärast saab inimene siis vastused. mis ta verepilt siis näitab? ja näitab seda, et paraku enamus inimesi on maailmas tasakaalust väljas. 1,5 miljonit veretesti, isegi rohkem tänaseks on meil ametlikult tehtud. ja kui me vaatame neid protsente siin tegelikult slaidi peal, see näitab, et enamus inimesi planeedil Maa on täiesti tasakaalust väljas. mitte keegi ei tohiks seal olla. Need numbrid peaks olema vastupidi. see näitab, kui palju ei ole tasakaalus. meie ülesanne, sõbrad, kui me tuleme mu esimese slaidi juurde, kui me rääkisime neid riike, kus me oleme ja paneme versus see slaid, kui me vaatame samamoodi, maailmakaart on ees. numbrid, protsendid, mis praegu siin on tasakaalust väljas, see on meie ärivõimalus. aidata kõik need protsendid tagasi tasakaalu. ja kes seda kõige rohkem teeb, sellel on kõige rohkem kliente, sellel on kõige suurem ka ettevõtlus, kõige suurem sissetulek. ja seda me Team Sinsino Estoniaga ka koos oleme ka tegemas. sest me suudame aidata 95% inimesi pöörata tagasi tasakaalu juba 120 päevaga. ja kuidas? Balance Oiliga. ja Balance Oil on Norra teadlase Ulla Eide poolt välja toodetud toode juba paarkümmend aastat tegelikult tagasi ja ta murdis koodi, mismoodi üks oomega-3 üldse töötab. enamus oomega-3-si turul oma 14-aastase praktika jooksul ma paraku saan öelda raudkindlalt, et ei tööta. miks? Sest suurem probleem on selles isegi mitte see oomega-3 rasvhapete osakaal selles tootes, aga pigem see antioksüdant, mis on selle rasvhappe kõrval. enamus on segatud mingi odavate sünteetiliste vitamiinidega, mis hoiavad teda piisavalt kaua värskena, ta rääsub ära enne, kui ta jõuab meie rakku tervel kujul. Uulaid avastas, et polüfenoolid, mis on võetud siis oliividest, väga kõrgetasemeline polüfenoolide tasemega oliivõli segatud siis väga kõrge EPA, DHA ja muude oomega-3 rasvhappedega kalaõliga on parim sümbioos ja kooslus, mis teeb ühest oomega-3-st toimiva tootena. ja see on põhjus, miks me julgeme alguses teha testi, selgitada välja, kus inimene on, vajadusel pakkuda talle lahendus, alustada siis Balance Oiliga, mis on sertifitseeritud kõige kõrgemate sertifikaatidega, mis on saanud dopingu sertifikaadid, me võime seda pakkuda absoluutselt maailmaklassi tippsportlastele, mida me täna juba ka teeme, ise väga palju tippspordi koostöölepinguid alustanud ja nii edasi. täitsa looduslik, puhas, naturaalne toode.
ta lihtsalt asendab ühe kalasöögi korra päevas, mida me tegelikult võiksime iga päev süüa. Või siis vegan inimesed siis peavad saama vegan allikast, on ju. Aga puhtast lihtsalt vegan toidust sa ei saa mitte kuidagimoodi neid EPA-sid, EHA-sid endale saada. Sellepärast on seal ka vaja siis juurde, sest meil organism sünteesib taimsest oomega-3-st ainult teatud protsendi EPA-sid, EHA-sid, on ju. Sellepärast on ka meil vegan versioon Balance Oilist olemas, kus on väga kõrge osakaal ka EPA ja DHA oomega-3 rasvhappeid, on ju. Nii et kõigile sobilikud lahendused on siis olemas, nii kapselkujul, vesilahustuv, vegan versioon, absoluutselt igale inimesele planeedil Maa, alates 6. elukuust kuni 100-aastasteni ja kõrgemateni välja. Minu kallis 100-aastane vanaema, 10 aastat õli peal, ma olen jumala kindel. Tänu sellele ta pumbakene on ka kenasti siin tuksunud. Küll südamestimulaatori abil juba, aga see Balance Oil mängib seal samamoodi väga tähtsat rolli. 6. elukuust lastele must be kohustuslik. Laste silmanägemine, aju areng, kogu keha organismi areng on ju lapseootel emad, imetavad emad, must be kohustuslik. Kõige kõrgemad sertifikaadid ja nii edasi, mis meil oleme pärjatud ja selline ilus peab olema see roheline test, mis siis tegelikult näitab, kas me oleme tasakaalus või mitte. Kõik peaks olema roheline. Kui on punane, 120 päevaga me saame aidata inimesed tagasi tasakaalu, kui nad võtavad ilusti 4 kuu vältel igapäevaselt oma kehakaalu järgi vastava koguse siis Balance Oili. Ja enamus inimesi, 95% mäletate kaardi peal, kes oli tasakaalust väljas, saavad ilusti kenasti tasakaalu. Mis see test mõõdab? 11 erinevat rasvhapet, mida me toidust saame, 6 põhiparameetrit, oomega-6 ja tasakaal, meie organismi kaitsevõime, meie oomega-3 indeksprotsent meie veres, arahidoonap ehk oomega-6% meie veres, vaimse tugevuse indeks ja rakumembraani voolavuse indeks. Tõeline teadus. Täna me ei räägi ainult erakordsetest inimestest nagu meie, kes eraisikud, kes on põhiliselt siin tegelikult selle ettevõtlusega tegelevad. Täna me räägime juba meditsiin, perearstid, ilukliinikud, laborid, spordiorganisatsioonid, füsioterapeudid, massaažisalongid, ilusalongid järjest enam tegelikult näevad ja tahavad töötada Sinzino toodetega, sest need päriselt töötavad ja aitavad nende patsientidel ka siis tegelikult saavutada paremaid tervislikke tulemusi. Ja meil on mõnus siuke tooteportfell, ta ei ole väga suur. 3 testi, balance tooted, immuuntooted ja ilutooted, kollageen, absoluutne super lemmik väga paljudele, kõige uuem meie toode, et nendega siis saab siin kurssi lähemalt viia inimene, kes siin täna siia liinile on kutsunud. Ja me toodame seda absoluutselt meie enda kõige kõrgemate ISO sertifikaatidega pärjatud tehases, mis on Faun Pharma, asub samuti Norras. Meie eesmärk on tuua inimesteni üle terve maailma absoluutselt Skandinaavia tippkvaliteeti kõige kõrgemate normidega, standarditele vastavalt, nii et see päriselt nagu töötaks. Meie teadus ületab kordades turunduse. Meie oleme sõbrad need turundajad, meie oleme need suud, kes jagavad seda informatsiooni, mis on kõige efektiivsem viis jõuda inimeseni ja mis aitab inimesel aru saada, et mida ta hakkab kasutama, kas tal on üldse vaja midagi kasutada, mitte ta ei lähe ehku peale rupsu ostma apteegist mingit X toodet, võib-olla mida ta pole tarviski kasutada. Ja siin on meie käibe kasv alates 2005. aastast. No siin on absoluutselt muljetavaldav igale ettevõttele planeedil Maa, et ettevõte, kes on 20 aastat jutti järjest kasvanud. See kõik info on avalik, see on ametlik börsiettevõte, kvartaalsed aruanded, aasta börsiraporti aruanded, kõik on kirjas kuni viimse sendini. Kuni viimse sendini on kõik kirjas. Hea on partnerile omada siis Sinzino iga eelmise aasta raportit ja seda siis näidata ka oma kohtumistel, mis on muidugi veebist alla laetav, et ei pea ka seda prinditunud asja, aga vähemalt ei teada kohta, kust näidata inimesele, kes vaatab, tutvub ettevõttega, kui tegelikult kõva asi see on. Et see, mida ma räägin, see on täpselt see, mida ma ise usun, mida ma näen ja mis on kordades ületanud seda, mida ma ka aastal 2011 tegelikult oskasin isegi arvata. Ja kõik ilus on veel ees. Üks võimalus on hakata kliendiks, teine asi on hakata partneriks. Meie hakkasime partneriteks, soovitan teil seda sama teha. Partneril saab samamoodi tooteid kasutada. Teenime siis boonuseid 10–30% isiklike müükide pealt või siis tiimi kasvatamise pealt.
kui me alustame Cincino ettevõtlust, me oleme siin kõik frantsiisi omanikud, Cincino frantsiisi omanikuks saab siis läbi partneriks registreerimise ja väga mõistlik on soetada endale Cincino toodete pakett, neid on erinevaid, see on kõige mõistlikum Ultimate Partner pakett, neid on mitmeid erinevaid, kas siin õlide ja kollageenidega või testidega ja ainult õlidega või veganõliga või siis miks immuuntoodetega, see vali välja oma siis kutsujaga, aga see on kõige mõistlikum, sest see on kõige, meil on vaja tooteid nii enda jaoks, meil on vaja erinevaid tooteid ise kasutada, sest mida me räägime oma tuttavale oma lugu. Miks mina näen jumet, miks ma usaldan seda tootekontseptsiooni ja seda me ka teistel jagame. Ja testipõhine lähenemine on avanud uksed kõige kõrgematesse meditsiiniringkondadesse, spordiringkondadesse ja üldse igale poole. See on kõige parima väärtusega pakett. Siin saab partner 3500 euro väärtuses tooteid ainult 1100 euro eest, 66% soodustust, kõige soodsam viis üldse partner tooteid saada on see. Lisaks, kes soovib, saab kasutada Holmbanki järelmaksu, ka oma siis paketi soetamisel maksta endale sobivaid kuumakseid igakuiselt, millega siis oma tehtud tööga näiteks tasuda igakuiselt neid järelmakse, kui nii on soovi. Aga see on lihtsalt kergesse deposiiti rahapanek. Pane 1169 Cincino deposiiti. Cincino saadab sulle sellest 3500 euro väärtusest tooteid. Hakka tööle, hakka raha teenima. Pluss jõuad aasta lõpuks 25 müügini, 25 müüki aastas. See on kökken-mökken, no see on 2 klienti kuus teha sisuliselt. Ja see võib olla üks inimene tavaliselt ostab 1-2 toodet, see on iga inimene on 2-3 klienti tegelikult. Cincino maksab küsimusi küsimata sulle 13. tulul kogu sinu 1169 eurot sinu pangakontole tagasi, millega sa oma partnerpaketi soetasid. Ülisuper, enamus partnerid sellega tagasi saab, nii et tervet aasta aega on seda siis teha. Noh, igakuised ka mingid seal väiksed reeglid on, et seal auto-order, mille me saame tasuta 4 kliendi omamisega, sellepärast on hea, et juba esimesest kuust alates on kohe 4 klienti olemas, toote tasuta, pluss on piisav, et siis kvalifitseerida see raha tagasi kampaaniasse. Ja siin on siis karjääriplaan, mismoodi me siis partnerina hakkame sissetulekut ka teenima. Esialgu uus partner, kui alustab, teenib 10% rahalist boonust iga müüdud paketi maksumuse pealt, näiteks 204 euro ja meie kõigi popim pakett 12 õliga. Sina teenid selles summas 10% esialgu. Pluss saad edaspidi iga kuu tasuta toote endale. Jõudes 25 müügini juba 25 klienti, nagu ma veel kord mainin üle, need ei pea olema 25 füüsilist isikut, see võib olla 10 isikut, kes tellib keegi 2, keegi 3 toodet, ongi sul kokku 25 toote paketi siis müüki, tellimust. Need on kõik püsikliendid, meil on rõõmsad klientidel 6-kuulised järeltellimused toodetele, näiteks õlile või nii edasi, mis tagab ka selle, et see klient on sul vähemalt 6 kuud aktiivne. Minule kui ettevõtjale oli oluline ka see, et mis on kliendi püsivus. Kliendi püsivus Cincinos 60-70% klientidest, kes peale esimest 6-kuulise püsikliendi lepingu lõppemist keskeltläbi tellib Cincino tooteid veel vähemalt 14 kuud. Ja see on müügimaailmas tippklassne. Ja siin hakkab Cincino sulle iga kuu maksma lojaalsustasu 100 eurot sellest, et sa oled kunagi teinud need 25 klienti. Kui need 25 klienti on püsitellimuse peal, iga kuu tasuvad oma püsitellimuse ära, järgmised 10 aastat sa teenid iga kuu 10 aastat, iga kuu lihtsalt sellest 100 eurot, et sa olid kunagi need kliendid omal ära teinud, pluss 100 euri toodete peale. Ja niimoodi see ajas kasvab, kui sul on juba 50 tootemüüki, on 25% ja 2 sotti iga kuu lisaks. Kui on juba 100 klienti, siis on 30% iga müügi pealt, pluss 400 euro iga kuu, et sa oled need teinud, need kliendid, 100 toodete peale, pluss ühekordne 10 000 euri boonus ja makstakse välja 25 kuu vältel 400 euri kuus. See on väga magus asi. Top Team 200, see on 200 toote müüki. Praegu siin on viimasel nädalal alustanud ülivägevad, ägedad särtsakad, siuksed 20 pluss noored ja mis asja teeme kohe see 200 klienti ära, mis asja oktoobri lõpuni aega, muidugi teeme ära, november, detsember saab ka veel, me saame paalile saada. Jaa, sest Cincino teeb iga aasta ka partneritel täiesti tasuta reisi, kes teeb ära teatud kvalifikatsiooni ja Top Team 200 on üks nendest. Kui nüüd selle aasta sees saab partner hoida 4 korda on aktiivne Top Team 200 4 kuul, põmdi tasuta absoluutselt 10 tärni reis paalile, lennupiletid, kõik elamised, söögid, peod, maailma tippklassi koolitused. No, seda reisi ei ole võimalik mitte ühegi rahasse panna. See ei ole isegi miljoni väärt, see on 10 miljoni, isegi kui rohkem
väärt reis, et see on nagu tõeline tippklass, nii et soojalt soovitan meiega Balile tulla. Järgmise aasta märtsis 2026 on meie reis siis Balile. Ja järgmine on siis võimendatud müükide karjääriplaan, mis on siis ka meeskonna kasvatamine, tiimi ehitamine, kus siis pealt ka tekib käive ja tekib müük ja tekib siis sulle tulu ja kogu tiimile tegelikult tulu. Sest ma kordan üle, me oleme käibepõhine äri nagu iga teine ärimudel planeedil Maa. Lihtsalt Cincino ei maksa siin sadu miljoneid või mingeid reklaamitasusid siin George Clooney'le, et ta kohvijooksu, ma ei tea, mingile tippsportlasele Michael Jordanile, et ta õlijooks on ju. Me ei maksa kellelegi ühtegi senti raha, pigem makstakse raha partneritele nagu meie 50% kogu Cincino käibest makstakse partneritele vahendustasudeks. Ja siin ongi see, kui me teeme esimese nüüd 30 päevaga peale starti, ostame selle Ultimate paketi, teeme 4 klienti esimese 30 päevaga. Aga võib ka teha mõne päevaga, nagu näiteks minu hea sõber Krista nüüd oma tütardega alustas, Miia ja Looraga. Tegid mõne päevaga siin juba ära esimesed 4 klienti. Täna tulebki neil veel üks juurde kohe, on neil 4 klienti tehtud juba mõne päevaga, juba 100 eurot kontol selle eest. Esimese 2 päevaga nad tegid ära ka tegelikult 2 partnerit esimest. Partner A, partner B, siis me hakkame 2 tiimi ehitama. Aega on 60 päeva, aga nemad tegid mõne päevaga selle ära. Juba 4 klienti, 2 partnerit ja teelisid ka selle 2 partneri pealt juba veel 400 euri kohe juurde. Nii et super, esimese nädalaga on teenitud juba 500 eurot boonuseid, pluss 10% iga selle 4 kliendi pakettide müügi pealt kokku circa umbes 600 eurot pluss tiimikäive ja tal tuli isegi käepboonus väike kokku. Umbes 700 eurot teenistus on juba Kristal oma tütardega esimese nädala peal, nii et nagu päris okei. Panid 1100 eurost ostsid oma perele super tootepaketi, mida ise tarbivad, teevad testi. Esimese nädalaga on 700 euri tagasi teenitud. Päris okei business. Pluss aasta pärast saavad selle 1100 ka veel tagasi niikuinii. Ja nüüd on siis järgmised algusest 90 päeva, kui me aitame partneril A teha 2 partnerit, partneril B teha 2 partnerit või siis sina ja sinu A ja B 3 peale kokku 4 või tood ise 4, vahet ei ole. Kuidas need 4 tulevad, on ju, aga need teie 3 peale peavad need 4 olema toodud esimese 90 päeva jooksul, siis sina saad 1200 eurot. Veel lisaks, on ju. Siis 6 klienti lisaks esmasele 4 on sul juba 10 klienti kokku, saad veel 150 eurot, et ainuüksi boonused on 850 euri. Lisaks tulevad siin kõik muud rahaline boonus 10%, tiimikomisjoni tasud, enrollment boonus, uue titli boonus ja potentsiaalne kogutulu, kui teha ära 4 lihtsat sammu. 4 klienti, 2 partnerit, siis 4 partnerit ja kokku 10 klienti. Mis järjekorras nad tulevad, ei oma mitte mingit tähtsust. Aga selle 4 lihtsa sammu pealt on 2500 eurot sul kontol, circa võib-olla mõni euro vähem, võib-olla ka rohkem, sõltub käibest ja pakettidest ja kõigest, on ju, keskelt läbi 2500. Investeeringu äris oli 1100, millest said 3500 euro väärtuses tooteid. Esimeste kuudega juba teenid oma raha tagasi, pluss saad veel 1100 ka aasta pärast tagasi. Et vot, et kõlab päris ulmeliselt, aga täpselt nii see ongi. Ja nii see töötab, sellepärast see Cincino ärimudel meil töötabki hästi, et see on täpselt see, mida me räägime, täpselt nii see ongi. Ja kes teeb, see saab. Kes ühtegi kohtumistega midagi ei tee, ega sealt siis ei tule ka midagi. See on nagu iga teine ettevõtlusvorm. Tee tööd, siis teenid raha. Aita inimesi parema tervise juurde, Cincino maksab sulle sellest vahendustasu. Aita inimesed edukaks, aita inimesed oma tiimis raha teenima, maksab Cincino sulle sellest ka vahendustasu. Need täiesti win-win situatsioon, kõik võidavad. Et üliäge. Et eile 2 ägedat noort kutti tulid ärisse, Ron ja Ryan, ja istusime, rääkisime seal ja ütlesid, täitsa lõpp. Kuule, see on ju vapsi, ma täitsa usun seda asja, kuule, mis sa räägid, sellepärast, et kui mina teenin. Ja kui mina teenin, sa aitad mind, siis ka sina teenid, on ju, järelikult sa oled üli huvitatud mind aitamast. Ma ütlesin, muidugi, ütlesin, super, siis teeme, et nagu üliäge, vaata inimesed nagu, igaüks võtab oma moodi selle, see on nagu nii palju särtsu ja energiat annab endale juurde. Kui sa näed, niisuguse entusiasmiga inimesed tulevad ja alustavad ja teevad esimestel päevadel juba kliente ja partnereid ja ole ole excited, ja kõik, mis ümber läheb nagu üli hästi, Niimoodi, siis me dubleerime seda silver taset, teeme 4 partnerit sinu tiimis, aitame silver tasemele, aitame su siis 4 partneril, kes ärisse tulid, igale teha 4 klienti, igale 2 partnerit, sina oled juba executive.
maikuus on see enam kui reaalselt tehtav. Praegu veel see kuu, täna veel alustavad partnerid suure paketiga, saavad omale maikuuks 3-kordse ärivõimenduse, käibevõimenduse, mis tähendab seda, et maikuus kogu su käive 3-kordistatakse. Sul on enam kui reaalne juba ainult üks terve maikuu peale tiimi peale tuleb 6 partnerit ja mõned kliendid veel juurde. Te olete kõik executive'i tasemel koos esimeste boonustega teeninud juba umbes 1500 eurot esimesel ärikuul. Juba isegi natuke rohkem kui 1500. Nii et maikuu on tegude kuu, maikuu tuleb Zinzino üks rekordkuid ja lihtsalt jagame seda, mida me teeme ja teeme ise, aitame teile ära teha ja siis lähme aitame sinu sõpradele ära teha ja sina ise siis juba liigud juba Teemanti suunas. Teemant, kui me aitame 4 su tiimis jõuda executive tasemele, sa ise jõuad Teemant tasemele, teenid umbes 4000 eurot kuus. See oli minu esimene suur eesmärk jõuda ruttu siia. Jõudsin 10 kuuga siia, peale seda ma olengi 2012 aprillis ma jõudsin Teemant kuule, Teemant X, peale seda ma olengi full time 100% on Zinzino minu pühendumus, minu armastus, töö, mida ma teen, sest see on minu eluprojekt. Jah, ma olen 14 aastat seda teinud. Ma olen rohkem excited kui kunagi varem ja ma tean, see on mu eluprojekt, ma seda järgmised 50 aastat täpselt samamoodi. Et see on see, kuhu me liigume, sest 8 miljardit inimest sinna ei jõua 5 aastaga, 10 aastaga, 20 aastaga, 30 aastaga. Tulevad uued põlvkonnad peale. Me pärandan selle äri oma perele, oma lastele, kes ühel päeval tulevad minuga koos seda tegema, sest me muudame maailma. Üks inimene inimese haaval, me parandame inimeste tervist nagu konkreetselt ja reaalselt. See ei ole saladus, mida hoida endale. See on see, mida jagada terve maailmaga. Sest mida rohkemad inimesi me aitame tervemalt, kauem, õnnelikumalt elada, seda parem nii neile, sulle, sinu perele, sinu lastele, ka 100, 200 aasta pärast. See on see, mida ma usun ja mismoodi Zinzino edasi läheb. Ja aidates 4 inimest su tiimist Teemant tasemeks, ise jõuad krooni tasemele ja teenid juba umbes 12 000 eurot kuus. Ja no worries, see kroon on alles isegi veerandi peal. Et kõik Zinzino karjääri astmed tulevad step by step. Mina alustasin 0 kliendi, 0 partneriga. Järjepidev, iganädalane töö viib alati sihini. Ja siin ei pea tegema, mõtlema, ma nüüd käin tööl ja ma teen seda, mul pole võib-olla aega või kui ma tahan teha, siis ma tahan ikka nagu täiega teha ja ei, kui sa käid tööl, võta rahulikult omal iga nädal peale tööaega, nädalavahetustel ja midagi asja tuleb natuke kuskilt ohverdada. Võta 5-10 tundi, kes saab 15 tundi peale tööaega, nädala sees, nädalavahetusel, pühendada iga nädalaselt mõne kohtumise tegemisele. Ma soovituslik põhitöö kõrvalt, ma soovitan vähemalt 5 kohtumist teha iga nädal. Ja kui teha seda kogu aeg järjepidevalt iga nädal, algul on enda isiklikud kohtumised, siis me aitame juba alustanud partneritel teha neid kohtumisi. See on võimatu nendel Zinzino karjääri redelitel mitte edasi liikuda. On täiesti võimatu. Kui toimuvad kohtumised, toimub käive, toimub see, et sina ka saad tasustatud sellest. Ja tasustamine käib täiesti absoluutselt siis meie ettevõtete kontotele iga nädal ametlikud ülekanded, otsisin seda sõna ametlikud ülekanded sinu Eesti Panga kontole. Ettevõtte kontole kogu aeg, iganädalased vahendustasud. Ja kõik sõltub väga palju ajastusest ja täna ongi see kätte jõudnud see ajastus, millest ma alustasin 45 minutit tagasi. Et tänane ajastus on see, et kus me oleme avanud maailma. See 20 aasta tehtud töö hakkab nüüd minema maailma momentumisse. Ja täna me oleme loonud sellise usaldusväärsuse maailmas, et täna on parim aeg heas mõttes vajutada. Suhelda nii paljudega kui võimalik, kutsuda oma sõber kohtumisele. No kui raske äri see on? Kogu selle äri keerukus on. Helista tuttavale, helista keda sa tunned ja kutsuda kohtumisele, kuulama kontseptsioonist, mis sulle endale meeldib. Kas toote kontseptsioonist, ettevõtlusäri võimalusest, mida sa ise nägid meeletut potentsiaali ja ma sinuga kui kallis sõber oled esimene, kellega ma soovin seda jagada. Isegi kui sulle seda huvi ei paku, ole kallis, palun tule kuula mind ära. Sa võid mulle alati ei öelda, aga mul on vähemalt süda rahul, et sa oled mind ära kuulanud. Ma olen sulle andnud võimaluse. Pärast saad sa ainult ennast süüdistada, kui sa täna minuga kohe ei alustada. Ja see on viis, kuidas nagu sõbralikult läheneda, ise tunne keegi ennast kuidagi halvatuna, et ma pean kedagi kutsuma kuskile kohtumisele.
see on nagu sõbra kinno kutsumine. me ei ole mingid rõvedad müügiagendid, et paneme inimese käeraudadega kuskil laua külge kinni ja nüüd on missioon kaputt, noh. ei, tõsta inimeste teadlikkust, anda inimesele võimalus kuulata, saada informeeritud ja alustada meiega koostööd. täna just tegime näiteks Krista ühe tütre Miiaga, kes on maailma teine bikiini fitnessis noor tütarlaps noortes onju. Kutsusime ühe parimatest sõbrannadest, kutsus põmdi kohe kohtumisele 45 minutit. Ütles, kallis Miiakene, muidugi ma tahan sinuga seda koos teha. Oomega 3, mu arst soovitab mulle Oomega 3. nüüd ma saan veel testida. ja muidugi onju, muidugi ma tahan seda, ma tahan endale tooteid, ma tahan seda teistega jagada samamoodi. ja ma jagan ettevõtlusest ka midagi, noor tütarlaps, üliäge Maria, no super noh. ja tegi kohe otsuse, läks koju, tasus oma paketi ära ja nüüd homme hakkame temaga pihta, noh. et see, ärme mõtle seda äri keeruliseks, teeme seda voolavalt, teeme seda mõnuga, teeme seda naudinguga, anname inimestele võimaluse lihtsalt meid kuulata. kui raske on kutsuda inimene kas Zoom kõnesse või kuskile kohvikusse või minu juurde kontorisse kuulama lihtsalt, mida me teeme. või kutsuda me inimesi meie ägedale event'ile, mis on absoluutselt kõik partnerid kindlasti kohale, kes kutsub külalisi siia. meil tuleb tugevalt üle 100 inimese siia. ta toimub Tallink spaas juba sellel laupäeval. meie kevad event, kus on vägevad liidrid, kes esinevad, meie kohalikud liidrid. meil on maailmameister, olümpiavõitja, Eesti Olümpiakomitee asepresident, minu sõbraks saanud Gerd Kanter, aastaid siin Siino toodete peal olnud, tuleb, räägib meile spordist, tuleb, räägib meile professionaalsest spordist, toitumisest, liikumisest, taastumisest ja sellistest väga tähtsatest asjadest. kui sul on spordiringkondade inimesi, kes sa näed, et sa tahaksid partneriks kutsuda, kutsu nad event'ile kuulama. Sebastian Johnson Rootsist, meie toote, Cincino tootemänedžer, kes on nii-öelda Cincino toote nohik minu silmis. et ta on nii, nii detailset peensusteni oskab rääkida, ta räägib meie põhis 3 tootest, õlist, Zinobiotikust ja Extendist. ta räägib selle sulle iga milligrammini, räägib selle meile nii lahti, et meil on nagu need tooted nagu nii selged, mida see kõike teevad, mismoodi me saame ka teadmisi ja neid teadmisi ei ole vaja jagada oma sõbrale. sõbral ei ole vaja rääkida kogu Mendelejevi tabel ette, et sõber tahab sinu lugu kuulda, aga meil on vaja ka teadmisi, oskusi ennast harida nii professionaalselt kui enesearengu poolest läbi selle, et me oskame, kui meil satub ka vastu teadjam inimene, keegi professionaal, keegi, ma ei tea, meedik, keegi teadlane, mis iganes on ju, siis me oskame ka tegelikult rääkida. aga alguses seda ei pea oskama, meie oskame ja see ongi selle ärimudel, et me aitame kõikidel uutel inimestel startida. teeme kohtumisi koos, me teame, kuidas vastata kõikidele vastuväidetele, kuidas nagu inimene aidata nagu ühest mõtteviisist nagu teise, on ju, sest aastatepikkune töö on selleni nagu viinud. ja seda kõike me saame väga hästi omandada ka siis meie event'il. 12. algab, umbes 6:30 lõpeb. ja alati ma olen näinud seda, et partnerid, kes alustavad vahetult enne event'i ja tulevad event'i ja oma partneritega, need tiimid lähevad täiega lendu. maikuu selle 200% ECB-ga lendavad need tiimid täiesti taevasse. mitte ja 3-kordne ECB võimalus, mis meil nüüd kõigil peal on. no ma näen, meil tuleb Executive ja Teemanti sadu Eestis maikuus. see on see, mida mina siiralt usun ja näen, miks ma olen praegu nii excited olnud need viimased nädalad, sest ma näen, milline nagu elevus ja kihelus on nagu pihta hakanud, nagu kevadhullus ka siin Siinos on nagu sisse löönud ja seda on nagu üliäge näha. ja tule event'ile ja saa sellest kõigest osa ja lähme edasi ka after'kale, afterparty'le. et toimub see siis kohe peale event'i üle tee Tallink spa, see on Sadama spa, ma kordan üle, Tallink spa, Sadama spa terminali kõrval, mitte see kesklinna Tallink. ja suveterrassil on siis aftekas meil söögid, seal on ka DJ mängib, söögid kindlasti ette tellida. me oleme kõikidesse tiimidesse jaganud need söögilistid, kes on tulemas aftekale, siis kindlasti telli söök endale ära, on mõistlik, siis ei pea seal ootama, kohapeal saab ka loomulikult menüü järgi tellida, kes tahab, ei pea tegema seda ette tellimist, kui sulle sealt ei sobi see söök, mis seal menüü valikus on, üldse ei pea seda tegema. aga et kui tahad kiirelt, siis on mõistlik seda teha, kui tahad natukene oodata, siis saab menüü järgi ka tellida.
nii et lähme naudime eventi, praegu on täpselt mõnusad neljapäev, reede, 2 päeva aega veel teha kõvasti kohtumisi, kutsuda inimesi veel kohtumistele, regada nad partneriteks, klientideks, kutsuda nad event'ile ja panna täie rauaga maikuus uute tasemete ja kõrguste ja oma unistuste täitmise suunas. aitäh teile, kallid sõbrad, selle tunnikese eest ja kohtume teiega juba event'il.